Naabrimees! Jees? Ma ei saa välja. Sinu auto on ees. Ma tean, ma olin enne sõiduvees. No jaa, aga minu auto on veel sees. No, siis on küll pees. On sul amnees? Jah. Ei, mu näpud olid filees. Hüpotees! Mis ei olegi või? Kuradi kahju! Meie ega teil labidat ei ole naerata. Mul siin tead, augu peaks aeda kaevama, et tead, mine tead, tuleviku tarbest tuleb kasuks, et äkki teil mingit kühvlit või midagi on, et ma eelmine kord kulbiga tahtsin kaevata, aga kurat, siis ka naise käest sain nahuda, et aga kurat, tegi just maniküüri ka ära, muidu kaevaks kätega. Raisk, noh, ei taha nagu talle pettumust valmistada, tead. Aga noh, äkki ikka midagi oleks anda. Mis sa arvad? Mina ütlesin midagi. Ei jäänud, jah. No ei jäänud midagi. Naabrimees, mul on sulle jutuaine. Sinu maja poolt riimib siia pidev kisalaine. Ma tean, see on mu naine, minu isiklik aine. Annan suud, et 2 kuud on olnud täielik luupaine. Mis siis viga? Kas ta näeb vaime? See probleem pole sugugi nii ebamaine. Lihtsalt igal ööl, kui me lõpuks magama saime, siis ta läbi une karjus välja sinu nime Kaime. Põhimõtteliselt ma kaevasin selle augu nüüd oma kätega ära, vaata. Aga mul on ilge jama, et ma tahaksin sisse panna. No, äkki mõni suke puualg või labidas näiteks, mis see võib-olla katkine oli, et kassipoeg ei ole. No su vest on vana, et panen su vana vesti sinna kas või tead, mõni vaas või tead. Noh, mul oma mullaseid näppe, mis sinna ei pane enam. Ja see käige potsi laagale, tead, ma ütlen. Kes grillib kotletti? Sellise ilmaga, kurat, veel enam, kes kurat grillib kotletti, et sul näkku jääb kinni? Ja ei, võta need vuntsid, need kurat, ma näen juba koduaknast ära, et need on kuradi vale värk. Ja sina, vaata otsa, et kurat, miks sa oma auto pargid naabri aia ette? Kurat, sul on nagu vähe ruumi oleks aias või? Kurat, tuleme ma iga kord mõtlen, miks ma kurat tulen ja hakkan ajama ikka oma janti. Kurat, täiega ei saa, kuradi lambad, noh, ma ütlen, lambad mõtlen.